tere tulemast Hea Taro kanalile. Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidel edastada täna kaladele. Täna võtame 3 oraakli sõnumit 3 erinevast oraakli kaartide pakist ja siis võtan veel mõned tarokaardid ka juurde. Vaatame ka tarokaartide sõnumeid. Aga tegemist nagu ikka üldiste sõnumitega, seega võta kaasa ainult see, milles ennast ära tunned ja jäta teised sõnumid teistele. Nii. Aga võtame kaladele esimese energia siit. Aeg minna. See on kaart, kus see näitab mingit lõppu, millegi lõppu. Siit liigutakse edasi, mingi ajastu lõpeb, midagi muutub. Näitab ka selliseid lõpetamisi, võib-olla ka millestki eemaldumist. Sest kõik on justkui millega osas õpitud, uus tsükkel on algamas. See näitab tihti ühe teekonna lõppu, aga võib-olla teine veel ei ole päris alanud või õieti alanud. Et aga mingi osa nagu, millega osas saame lugeda selle lõpetatuks. Ja pigem me mõtleme tagantjärgi saadud kogemustele ja tunneme, et mul on aeg liikuda sellest nüüd edasi. Võib-olla võtta ka julgus ja võtta risk, et liikuda sealt välja, et midagi uut võib olla ju ka võib-olla tore, võib-olla hirmutav. Vahel see kaart näitab, et ma lausa jooksen selle poole, ma tunnen nagu sellist tõmmet või kutset. Ja pigem millegi uue poole ma lausa lähen selle poole, aga see on küll selline lõpetamise energia, aga see ei ole selline hävitav lõpp, et nagu mõõkade 10 on, et vaid pigem selline soov millegi sügavama järele. Et ma lõpetan selle nüüd ära, võib-olla see on olnud see mõõkade 10, aga ma ei tunne, et selles energias enam on. Et justkui ma juba õppisin, ma juba jäin, see jääb kõik maha ja mul on midagi uut. Mul on uued soovid, uued nägemused, uued ambitsioonid. Ja võib-olla näiteks karjääri osas võib näidata, et ma ei olnud selles nii edukas, kui ma oleksin soovinud. Ja siis võib-olla võib ka näidata, et samas, et ma lõpetan, jätan pooleli, või siis lõpetan. Samas see võib näidata, et ma reaalselt viin midagi lõpuni. See võib näidata, et kui ma lõpetan millegi lõpuks ära näiteks karjääris, siis see viib mind uue ukseni, uue võimaluseni areneda, edu saavutada, et see on vaja veel ära teha ja siis ma saan liikuda. Aga kuidagi et see ei ole selline negatiivne lõpetamine, vaid see on nüüd tehtud, see on möödas, ma olen õppinud, ma olen arenenud, ma olen kasvanud ja ma olen valmis. Midagi justkui kutsub mind, midagi suuremat, midagi paremat, midagi minu jaoks. Et jätan selle, nagu midagi uut on algamas, võib-olla see ei ole veel alanud, võib-olla on, aga jah. Et liigun edasi, ettepoole vaatan. Nii. Aga võtame teise oraakli kaardi sõnumi. Nii. Teine kaart, tõstan kaardid eemale. Siin on selline, ma ei tea, kuidas seda tõlgida, see on selline nagu kalliskivi pisara sees või kuidagi niimoodi. See on, samas selles kaardi siin on kirjeldatud ka selline tänulikkus ja hingeline ja emotsionaalne taasühinemine. On selle nagu siia sõnum siia juurde pandud, et see võib näidata tugevat sidet kellegagi, mõne inimesega, võib ka, ma ei tea, lemmikuga näidata, et millegi osas on selline tugev tõmme ja tugev side. Vahel see näitab ka, et kui on mingisugused tunded, mida me oleme alla surunud, siis need kipuvad kuidagi ülesse kerkima. See on hästi emotsionaalne energia, ma ei tea, kalad muidu võib-olla ei ole väga emotsionaalsed, aga see on kuidagi väga tundlik energia, kus võib olla pisarad ja need ei tähenda, et need on kurbuse pisarad, need võivad olla nii kurbused kui rõõmu pisarad. Kuidagi kerge on tulema millegi osas, ma olen tundlik millegi osas ja samas see on tohutu tänulikkuse tunne toetavate inimeste üle, et mul on
need ja ma olen selle üle nii tänulik, et keegi on minu kõrval. Soov ka jagada armastust on siin. Selline maagiline aeg, kus minu meeled on väga erksad ja ma hindan kõike head enda ümber ja ma olen selle üle väga tänulik ja see teeb kuidagi härdaks ja tundlikuks. Et pigem sellised emotsionaalselt vabastavad pisarad. Nii, aga võtan ühe loomaenergia kaardi ka. Siin ma ei tea, kui palju sisse kostab, aga siin loomaenergia, mul koerad auguvad akna taga. Nii, võtame ühe loomaenergia kaardi ka, palun. Hobuse energia. Nii, tõstan kõrvale ja räägime. Hobuse energia, no teekonna energiaambitsioonide kaart on siin põhiline sõnum, on just see teekond ja ambitsioonid. See ongi soov saavutada. Et soov saavutada midagi, et siin nagu ma ütlen, et tõmme millegi muu järele on suur, et saavutada midagi. Ja selline liikumine, reisimine, toimetulek erinevates valdkondades. Ma saan hakkama, et mul on siht, mul on eesmärk ja ma lähen. Et ei hoita ennast tagasi, vaid liigutakse edasi. Ettepoole vaatamine. Kalad kuidagi ei ole siin minevikus kinni, vaid ma vaatan, see siht on hästi tugevalt tulevikku suunatud. Ja ma tahaksin midagi võib-olla juba, et see jõuaks juba kätte midagi. Et tegib selline tunne, et ma tahaks, et see juba kiiremini juhtuks millegi osas, et liigun edasi jõudsate sammudega. Mul on ambitsioonid, mul on eesmärgid. Nii, aga võtame mõned tarokaardi energiat ka siia juurde. Päikesekaart, oi kui armas. No, päikeseenergia, no ambitsioonid, edu kaart võib näidata minu jaoks selline tingimusteta armastuse kaart. Päike on meeletult positiivse ja õnneliku rõõmsa energiaga kaart. See on hästi selline õnnelik särav energia, et ma tunnen, et ma olen tänulik, ma olen täiuslik. Siin on näiteks rõõm koos tähistamisest millegi üle, siin on edukust, võidukust, positiivne vibratsioon, mis iganes, tunne, et ma olen õnnistatud. Ja selles kaardis nagu õhkab see rõõmu, rahulolu, vahest laste energia ja selline tänulikkus. Ja ma tahan jagada seda teistega, et kuidagi ma säran selles energiasse ja seda kuidagi märgatakse. Asjad liiguvad justkui soodsas suunas. Ja mul on võime nagu teisi nakatada sellega. Kui on tervise sõnum, siis see on see tugev ports D-vitamiini ja kuidagi toetav, kellel on selles osas küsimusi, aga hästi, just kui ma tunnen, et ma olen väärtuslik. Et tekkis mul selline tunne. Ja just sellisena, nagu ma olen. Et kellegi jaoks ma olen väärtuslik sellisena, nagu ma olen ja kes ei ootagi, et ma muutuksin ja oleksin keegi teine. Nii, väga ilus algus. Nii, oi, kuidas ma tahaksin minna koeri keelama. Nii. Mõõkade huvitav, mingi selgus, jälle selline võidukas energia, tõe energia, läbinägemise, läbimurde energia. Uus uks on avanemas, uued võimalused on tekkimas, hästi kuidagi sellised, hästi selge visioon millegi osas, uued ideed, uued suunad, võib näidata, millega on suhtlemine, kuidagi räägitakse asjad selgeks, kuidagi selline selguse tunne, et ma näen läbi, minu eest ei ole võimalik nagu, et isegi kui keegi kuidagi, et see ei oleks tõde, ma näen läbi, mis on tõde, mis on vale, et selline energia hästi tajun. Võimalik, et kuidagi see uus uks toob minu jaoks ka sellise värske uue suuna, mida ma ei olegi võib-olla enne märganud või mõelnud. Uued võimalused, no siin on ka aeg minna, siin on midagi uut ja siin on mingisugused olukord, kus on kuidagi vaja hästi targalt käituda, targalt hinnata võimalust. Ma saan selgust igal juhul asjas.
ja ma mõistan kuidagi selline hetk, et kus ma mõistan, nii, et võib-olla ma olen otsinud mõnele küsimusele vastust või oodanud mingit infot, et siin on selline infokaart. Nii. Mõõkade 5. Ei ole hea energia. Mõõkade 5 on selline konfliktne energia, kus mind, siin võib olla sellist sõda, minu jaoks mõõgad on selline energia ja võib olla, et natuke selline ärakasutamise energia millegipärast tunnen ja vahel võib olla selline tunne, et millegi osas ma tunnen, et keegi tahab mind pisendada või kuidagi kaotajana tunnen ennast. Et olukord, ma tunnen, et vahel, et selles osas ei ole elu õiglane, et ma ei tunne, et see on minu elus hästi ja vahel see kuidagi, ma tunnen, et see ei ole õige ja ma tunnen, et mind võib-olla pisendati, mind kuidagi millegi osas, mis ma tunnen, et see nüüd küll nagu tõde ei olnud, aga ma saan selgust. Võib-olla ma saangi selle osas selgust, ma mõistan seda, ma näen võimalusi, uusi võimalusi, sest ma olen kõike seda väärt sellisena, nagu ma olen. Et edu energia on, võidukuse energia on siin väga tugev. Väga ilusti, mõõkade 5 liigutakse mõõkade 6 poole. Siin on sellest pimedusest keldrist välja tulemine, mul on see virvatuluke käes ja ma liigun edasi, see on muutuste energia, muutus tuleb, ma liigun paremuse poole. Isegi kui ma ei taju seda, ma ei näe veel seda, kuhu ma olen jõudmas, siis see on muutus, siin juba liigutakse. Isegi kui ma tunnen, et millegi osas ma olen karidele jooksnud, siis siin on, just kui mul on tugi, mul on inimesed minu ümber, kes mind toetavad ja aitavad edasi liikuda. See on energia, kus ma tõepoolest tulen välja keerulisest olukorrast, mul on mingi selgus, ma olen võidukas, sest ma olen väärt ja ma liigun edasi. Et ma kuidagi ei jää siia mõõkade 5 energiasse kinni, mis iganes keeruline olukord on, siis ma liigun siit väga ruttu välja. Ma leian selle lahenduse väga kiiresti ja keskendun sellele siin. Kas või väike asi, aga ma keskendun sellele, et kõik saab korda, ma liigun siit edasi. See minu jaoks mõõkade 6 on energia, kus rasked ajad jäävad selja taha. Konfliktid jäävad selja taha ja muutused, isegi kui ma ei taju kohe, et ma olen sellest väljas, siis see kaart juba ütleb, et aga sa liigud juba. Ja see kaart kutsub väga toetuma, kui on võimalik kellegile toetada. Palju liikumist on kaladel, võib-olla mõned kalad reisivad, aga siin on sellist edasiliikumise energiat. Tee valimise energia endale, uue tee leidmine. Sauade 7, ma seisan enda väärtuste eest, ma seisan enda tõekspidamiste eest, ma saan väljakutsetega hakkama. Minu jaoks sauade 7 puhul olen vapper, seisan kindlalt 2 jalaga maa peal, viitab tihti sellele, et võib-olla ma pean midagi kellelegi tõestama, et siin on võib-olla, ja võib-olla on millegi osas tajun ka sellist vastuseisu vastuolu. See võib ka näidata selliseid väikeseid igapäevaseid väljakutseid, takistusi, aga see kaart ise viitab sellele, et aga sul on vajalikud oskused, sul on vajalikud anded, sa oled kuidagi kõrgemal positsioonil, see tähendab, et need kõik, isegi kui neid tuleb 7 tükki korraga, siis ma saan hakkama, kui ma ei lase kuidagi mõjutada ennast, ma ei lase pisendada, ma ei lase kuidagi kriitikal ennast, negatiivsetel märkustel kriitikal ennast kõigutada. Võib-olla ma olen positsioonil, kus kellelegi ei meeldi, et ma olen. Aga see on energia, kus vahel tekib ootamatuid olukordi, takistusi, aga see näitab, et sa saad hakkama, et seisa oma väärtuste, seisa oma tõekspidamiste eest, kasvata endale selgroog ja sa saad hakkama, et see näitab seda, et sa saad hakkama, sa oled tugevam võib-olla, kui sa arvad. Aga sellised sõnumid kalad teile seekord. Suur-suur aitäh, et kuulasid.